Tere, head vaatajad! Tere ka minu poolt. Koristushooaeg on alanud ja vaatamegi, mis siis vahepeal toimunud on. Täna on nüüd 24. juuli, kui me saadet salvestame, et kuidas meil koristusega praegu siis läinud on? No koristus on alanud siin, kui vihmad on küll seda seganud ja eks nad midagi teha pole, nagu hooaeg ikka on ju, segavad teda ka edaspidi suures pildis, aga kuivatud on meil avatud, oleme valmis, võtame vastu märga vilja ja ka loomulikult kuiva vilja ja mis siis praegu liigub, on peamiselt ikkagi võib öelda talioder. On liikunud ka nisu, aga nisu vast on siin algusjärgus pigem. Et Lõuna-Eestis vast oder hakkab ka juba ühele poole saama, ega seda ju palju ei jäänudki siin talvest järgi. Ja saagikused on siin tõesti, ma ütleks niimoodi, et 3–7 tonnini kohati, võib-olla mõnes on ka siin rekordeid kuuldud 10 tonni, on ju, aga suures pildis võib jääda rahule. Nii et vaatamegi, mis siis edasi tuleb, et nisu kohta on veel natuke vara öelda, eelkõige just nagu tonnide osas, aga kvaliteeti midagi siin on ikkagi ju meil tulnud, on ju. Ja et kvaliteedi osas sa oled ise ka väikse analüüsi teinud, et mis see kvaliteet siis on praegu tulnud? Ja vaatasin just nisusid, need esimesed koormad, mis on tulnud, siis need proteiinid on tõesti väga kõikuvad olnud, et on tulnud siin 10,5, kõige varajasemad nisud, langemised on head, mahukaal on väga okei ja on tulnud ka kõrgemaid siin üle 12 ja isegi üle 13 proteiini, nii et saame öelda, et tegelikult hooaeg on alanud väga kirjult ja keskmisena on praegu olnud tegelikult selline hooaja alguse proteiini tase, ma ütleksin, et kõike on tulnud. No nagu ta ikka hooaja alguses on olnud, et mida ma võib-olla lisaksin on see, et roheliste terade teemat natukene on näha olnud mõningatel üksikutel kordadel, aga midagi hullu pole ja ma ütleks ka, et suuri probleeme kvaliteedis võib-olla ei ole olnud, et mis küll on, tuleb ikkagi toonitada, et kes kuivatab ise, siis peab oma koormad ikkagi maha jahutama, et siin ikkagi on selliseid 25 ja 30 vahelisi koormaid liikunud ja loomulikult, kui te tulete vastuta, siis me proovime lahendada nii hästi kui võimalik, aga peate ikkagi arvestama, et sealt võivad tulla mingid teatud kulud juurde, kehvemal juhul tuleb sõita siis kuskile teise vastuvõtu kohta, kus me saame ise siis jahutada näiteks. Ja me igal juhul proovime koormad ära lahendada ja et kui me saame Muugale vastu võtta, siis on kõik hästi, aga nendel on ka alati piir ees, et kui palju me suudame siis neid kuumasi koormad seal Muugal koha peal ära lahendada, et tagasisõit on alati palju kallim. Just, nii et sellega õnne katsuda otseselt ei tasuks, et vaadake see pool ikkagi üle. Ja teine probleemi koht ikkagi, mida on tulnud ette siin just viimastel päevadel, on ikkagi need seguviljad. Et ikkagi tuleb ma ei tea, odrast nisu ja nüüd nende esimesed nisud, kus on ka jälle otra sees, siis jälle rukis sees, nii et meil on tegelikult tekkimas ikkagi Eestis süvenev probleem teiste teradega ja seguviljadega ja tegelikult me paneme oma ekspordi täiesti nagu löögi alla, et sellega me ju tegelikult vähendame oma ekspordivõimekust, kvaliteeti ja lõpuks see on ka nii-öelda hind, et seguvili on ju alati odavam ja pealegi sellega ringi sõita mööda Eestimaad on ka ju kallis, nii et tegelikult siit üleskutse kõigile agronoomidele, et midagi on vaja siin Eestimaal ette võtta, et see seguvilja probleem ei süveneks ja et me suudame selle siin lähiaastate jooksul ikkagi ära lahendada. Ja teine aspekt ikkagi, et nagu toiduvili, et kui me ikkagi rikume ära hea kvaliteedi toidunisu teiste teradega, siis on ju väga kurb. Jah, et midagi teha ei ole, see on puhas raha. Kuule, aga Toots ka ju samamoodi on koristanud seal juba taliotra, kuidas seal on? Jah, Toots koristas taliotra ära, praegu hetkel veel kuivatab, nii et päris lõppkaalu ei tea, aga vähemalt punkri kaalude ja nii-öelda prügianalüüside pealt vaadatuna peaks tulema selline puhaskaal enam-vähem 4,5 tonni hektarilt. Et Toots ütles ka, et circa 7-8 tonni hektarilt olid paremad kohad, aga oli ka päris palju auke ja kehvemaid nii-öelda kohti, kus siis oli võib-olla vaevalt 1-2 tonni, nii et keskmisena selline 4,5 tuli. Ja kui nüüd mõelda seda, et me kevadel tegime selle saagikuse nii-öelda siis korrektsiooni allapoole, siis me mõtlesime ka, et mis me paneme, kas oli 4,5 või 4, me panime too moment 4 ja ma arvan, et suures pildis õigesti tegime, et jätsime endale väikese sellise riskivaru ka. Nii et ootame veel ära siis, kui nii-öelda vili on vastuvõttu ära viidud, et mis seal siis täpne kaal on ja täpne kvaliteet, aga esmase nii-öelda hinnangu koha pealt ja mõõtmiste koha pealt oli ka mahukaal väga okei, seal 6-5 kandis, nii et selles pildis kõik väga hästi sellega. No, väga tore.
ja kui nüüd prügide juurde veel minna, et oli just juttu, et prügi läheb ju maha, on ju, ja siin peale eelmist saadet on meile ka küsimusi laekunud, et kuidas meie siis seda prügi arvestame märjal viljal, siis ja enne kui ma selle juurde lähen, siis vaatasin ka selle üle, et mis meil siis on sisse tulnud just kvaliteedi osas selle prügiga ja keskmine prügi praegu märgadel viljadel on circa 2,3. Üle 4% prügiga on tulnud väga üksikud koormad, nii seega suures pildis jäävad siis koormad sinna vahemikku 2–3% prügi ja meie Skandagas siis sorteerimistasu selle eest ei küsi ja loomulikult ei kulu ju sellele siis ka mingit tehnilist kadu. Ehk siis tegelikult saame ikkagi üle korrata, et kui me eelmise aasta sissetuleku kohta tegime ka analüüsi, et see oli keskmine selline 2,5% oli prügisus, siis nüüd on natukene vähem, aga ikkagi ka sinna samma lähedale. No koristus on ikka algusjärgus praegu. Nii et ikkagi tuleb tähelepanu pöörata, et milliste tingimustega ikkagi seda märga vilja siis kuhugi vastuvõtupunkti viiakse, et tuleb vaadata kuivatamine ja sorteerimine koos alati. Jah, et seal kahjuks teist teed ei ole, et muidu lihtsalt on see, et mingi moment on halb üllatus, et sa avastad, et oih, aga selle eest on arve tulnud ja tehniline kadu maha läinud ja nii edasi. Et ikkagi ma kordaks ka, et 2,1 või 4 on väga suur prügisuse erinevus. Ja kui me nüüd viljast oleme siin rääkinud, et palju saagid on, siis on ka selle kohta küsimus, et kas saab ka raha kiiremini kätte saada. Loomulikult saab, nii nagu ka iga aasta, et me oleme ikka põllumeestele vastu tulnud ja siin on vaja ju põllumehel ikkagi kombaini jaoks, et kombain jookseks põllu peal ja oleks ka kuivatada millegi eest, siis maksame kiiremini raha, võtke oma halduriga ühendust ja leppige kokku siis, et mismoodi teha on võimalik ja saame, ma arvan, kindlasti kokkuleppele. Aga kui me nüüd Eestis oleme alles alustanud, siis kuidas meil mujal läheb siin lõunanaabritel ja maailmas muidu? Ja võib-olla lähemegi siit oma naabritest kohe lõuna poole, et Leedus on läinud koristus suurepäraselt, ilm on olnud hea. Öeldakse, et seal on juba nisust koristatud kuskil 20%, mis nüüd ei ole kõige parem uudis on see, et proteiinid nisudel on natukene tagasihoidlikumad, kui võib-olla oodati, et on selline 0,5% või protsendipunkt siis vähem kui eelmisel aastal. Aga ollakse siiski alles ju 20% peal samamoodi, nii et vaatame, kuidas seal edasi läheb. Saagikused iseenesest head ja ka talinisusordid Bright näiteks on olnud väga head tulemus neil seal koristusel. Kui nüüd edasi liikuda üldse Euroopa peale, siis näiteks Poola ja Saksamaa on ka päris hästi koristatud, kuid saame öelda, et ega pilt on seal sarnane, et natukene proteiinid on võib-olla madalamad kui eelmisel aastal, aga väga sellist põhjapanevaid analüüse või järeldusi ikkagi on veel vara teha, sest ikkagi ollakse esimese kolmandiku peal. Prantsusmaa on läinud ka oma koristusega edasi. Koristatud on samamoodi nisu kuskil 20% ja Prantsusmaa selline halb kvaliteet on tegelikult natuke juba turule teada. See, et Prantsusmaalt tuleb 5 miljonit tonni vähem nisu, on juba hindadesse sisse kirjutatud. See, et nüüd ikkagi kvaliteet ka kehva on, et seal on näiteks mahukaal kuuldavasti madalam, kui peaks olema tavapäraselt on seal ka ilusad mahukaalud, seekord kohe 2–3% punkti madalamad ja proteiin samamoodi ikkagi madalam, et nüüd tekibki küsimus, kas prantslased saavad ka Alžeeriasse ikkagi oma kogust siis eksportida. Tavapäraselt prantslased on koristanud siis 11,5 proteiini, et vaatame, kas seekord siis tuleb 11 või vaevalt siis seal 11,5. Nii et tegelikult küsimusi siin Euroopa nisu osas ikkagi õhus on. Nüüd olulised piirkonnad veel on meil siin Venemaad. Venemaa samamoodi koristab ja kui me võtame üldse selle Musta mere piirkonna, siis see pilt ei ole nüüd üldse hea, et kõigepealt on ütleme Volga piirkonnas ja Musta mere nii-öelda piiride juures siis väga palav ja väga kuum ja põuane. Ja see on tekitanud nüüd küsimusi, et isegi kui see laseb nisul väga hästi koristada, et kuidas see mõjub siis edasi maisile ja seepärast ongi viimastel siin päevadel just maisisaagikuse prognoose tunduvalt vähendatud. Et nii Venemaalt kui ka Ukrainast näiteks tunduvalt vähem maisi arvatakse, et võib tulla, kuna see kuum lihtsalt sööb selle tera ära, aga ka Rumeeniast vähem, nii et on tekkinud nagu uus selline
murekoht siin meie lähipiirkonnast just nimelt maisi suhtes. Ja kui maisiga mingi jama peaks tekkima meil, siis see kindlasti mõjutab ka nisu osa. Nii et meil on tegelikult 2 sellist teravat kohta siin nüüd lähiajal jälgida. Esiteks, kuidas nisu kvaliteet siin Euroopa koristuses edasi läheb ja kuidas siis maisipõllud just Mustapere piirkonnas edasi arenevad. Ja lisaks maisile muidugi on löögi all samamoodi päevalill, nii et päevalille koristus ja päevalille nii-öelda põldude areng on samamoodi väga oluline ja see omakorda võib mõjutada näiteks rapsi hinda. Rapsi hinnatase on täna ka, kui ma vaatan, Matifit on kuskil seal 500 euro juures novembri Matifist, hetkel küll siin 495, vahepeal ta oli siin meil juba üle 500-gi. Ja tegelikult on väga raske öelda, et kuhu poole see rapsimatif võib liikuda, et ühelt poolt siin Euroopa kandis võib siis mõjudagi see kuum ilm, mida mõjutab siis just seda päevalille ja teiselt poolt on tegelikult kuuma laine ka Kanadas ja Kanada on ju väga tuntud rapsitootja, aga Kanadas on rapsi hinnad üles läinud just nimelt sellise põua pärast ja kuuma laine pärast. Nii et meil on siin nüüd mida jälgida, et ühelt poolt siis saak ja saagikused ja kvaliteedid ja teiselt poolt siis nii-öelda ikkagi seda ilmateemat meil siin ja seal maailmas on. Samal ajal ikkagi ma rõhutan seda, et ostjad on täiesti rahulikult. Ostjad vaatavad, ootavad, on ikkagi ostjaturg ja nemad tahavad ikkagi osta seda nisu võimalikult soodsalt. See on pannud ka tegelikult Matifi nii-öelda surve alla ja praegu me nisu Matifist liigumegi siis detsembri Matifis siin ütleme 220-230 vahel ja kuhu poole see nüüd oma tee võtab, eks raske on öelda, et siin 5 euri üles, 5 euri alla ja kui me oleme siin nüüd juba pool näiteks nisust ära koristanud, et siis võib-olla oleme targemad. Jah, ega midagi teha ei ole, et ostja ikkagi vaatab ja ootab seda koristussurvet tänasel hetkel, et see on see, miks ta ootab ja nüüd ongi küsimus, et kuna siis keegi murdub, on ju, et kas see ennem ostjad või müüjad. Ja, no kui me võtame kas või siia Leedugi kõrvale, kui Leedus kõik õnnestub ja tuleb ikkagi hea nisusaak, siis üle 4 miljoni tonni tuleb sealt nisu, nad peavad kõvasti eksportima ja juba sealt tuleb see surve. Nii et järgmised nädalad tõotavad olla üsna huvitavad, nii et ootame järgmised uudised, need juba järgmisel korral. Kohtumiseni! Kohtumiseni!